videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Miks need naised siis peaksid üldse sünnitama, on ju? Majandus, kogu aeg ähvardatakse sõjaga, igasugu muud hädad. Ja miks ma seda teemat tegelikult õhus olen hoidnud? Asi ei ole selles, et sünnitage, muidu sureb eestlane välja, näe, sina naine, sina pead nii mitu sünnitama, sina sama palju, sina ka sama palju, kõik ühe puuga löödud, sest et siis me taas toodame eestlast piisavalt palju ja see eestlane kestab. Jah, sellel on oma nagu mõte sees, ka selles vaatevinklis, aga kui ma üldse siin maailmas, elus midagi kedagi usaldan, siis see on loodus. Ja see, kuidas meie keha on loodud, see, kuidas loodus annab meile märku mingitest asjadest, näiteks, et kui on aeg oma kehaga luua siia ilma veel elu. Aga on asi, mida meile programmeeritakse, millest üle ei võta väga lihtsalt, on hirm. Ja kui me oma elu elame, tehes oma otsuseid hirmu pinnalt, siis see ei ole tegelikult elu, see on mingi elu illusioon, sest mina ütlen, et elu, see on niimoodi ühe sõnaga kokkuvõttes on elu armastus. Me sünnime armastusest, see elu saab meil kesta elamisväärsena ainult siis, kui me leiame oma elus asju, mis valmistavad rõõmu, mis tekitavad meis selle nagu armastusühenduse tunde. Ja me võime siit ilmast ka lõpuks lahkuda armastuse tundega, kergusega. Üks hästi vastik asi, mida ma siia sisse toon. Kõige levinum sõna, mida pidid rindel surijad ütlema viimase sõnana, on ema. Ja kui ma seda esimest korda lugesin, siis kuskilt minu seest käis nii rõve jõnks läbi ja siis ma tundsin seda meeletut viha, pettumust, et mida inimkond teeb. Need on ju meie õed, vennad, isad, pojad, kes lähevad sinna surema, mitte kodumaa eest, vaid teenides suurriikide ja suurkorporatsioonide huve. Ja kõik, kes te siin ütlete, et slaava ja jätkaku sõda ja saadame veel relvi ja raha, teie käed on verised. Sest sõda rahu nimel on sama jabur, nagu inglise keeles öeldakse, ma ei hakka ropendama. Think for virginity, ehk siis süütuse nimel seksimine, et see on sama loogiline. Igastahes minu sõnum on see, et kui me teeme elus otsuseid hirmu pinnalt ja väga lihtne on naist panna kartma sünnitust. Sünnitus on midagi väga loomulikku, looduslikku. Ja kui sa lähed sellesse meditsiinisüsteemi sisse, kus veresuhkur liiga kõrge ja nii edasi, siis sa elad kogu aeg mingis hirmus, et nii, teised on minust targemad, teavad minust paremini, aga sinu enda sisetunne ja see kuidagi läheb nii nihkesse ära, et midagi nii loomulikku, looduslikku. Sa annad oma väe ära nendele, kes ütlevad, kuidas peab olema, mida peab tegema. Sinu enda vaist jääb nagu tuhmiks. Ja siis sa võidki jõuda oma sünnituskogemusega sinna, kus see võetakse sinult teatud mõttes ära, sest teised on targemad. Ja mul on olnud kogemusi väga-väga südamlike soojade ämmaemandate arstidega, aga kui sa lähed tavasüsteemi, sa ei tea, kes sünnitusaega sulle trehvab. Sa päris lõpuni ei saa ka kindel olla, kas see ämmaemand, kellega sinu teekond siis hakkab olema sünnituse vältel, kes sind vastu võtab, et kui ühel lainel sa temaga oled, kui väga tema sinu emadusvõimesse usub, sinu sünnitusvõimesse täpsemalt. Et see on selline natuke vene rulett. Minu soovitus on, mida loomulikum, seda parem. Ja siin ei maksa ka äärmustesse minna, sest mina enda sees ka, sees kodusünnitustega, mul on kogu aeg olnud sandur püsti. Kas ma teen seda otsust nüüd sellest, et idee fiks ma tahan kodus sünnitada või siin on midagi muud taga. Ja isegi mu raseduse lõpp läks kuidagi nagu väga närviliseks, sest mul ei olnud lapse nime, miks ei ole nime, kas midagi on ette nähtud valesti minema, et mul ei ole siis seda nime, mis jääks mulle seda halba tunnet tekitama, kui midagi läheb valesti. Aga kui ma endas siis käisin sellest sügavamas mõtlemises läbi, siis mul ei tulnud seda vastust, et mine haiglasse, sest seal ei ole seda hirmu. Mul oli see hirm seotud hoopis millegi muuga ja raseduse vältel naine käib läbi oma kõige hullemad hirmud. Kõige hullemad hirmud üldse. Ja väga lihtne on sellele mängida. Ja mina soovitan naistel
ka nendel, kes on juba sünnitanud ja kardavad uuesti sünnitada, lihtsalt aktsepteerida seda, kui see hingeke on teid valinud vanemateks, sind valinud oma emaks. Ja siin kogu selle valimiste tralli saatel üks päev mul täitsa siuke liigahtustunne käis minu seest läbi, kui ma mõtlesin, et kõige olulisem asi siin elus on see, et minu lapsed on mind valinud endale emaks. Need ägedad, kohati täiesti põrgulised. Nad võivad ikka nii nutikad ja keerulised olla, et õudu. Aga kui see emotsioon lahtub, need asjad saavad läbi töötatud, saan aru, mida mina emana olen teinud mingites hetkedes, kas olnud liiga leebe, liiga selline ja jätnud mingit distsipliini loomata seetõttu, siis saad aru, et kõige olulisem on ikkagi see, et mingil hingetasandil mind peeti nende vääriliseks ja see on meeletult suur au ja ma rohkem ei räägiks sel teemal, sest see on see tunne, mida ei ole võimalik sõnadesse panna ja kui ma hakkan seda sõnadesse panema, siis see lihtsalt kuidagi nagu muudab selle lahjemaks. Nii et ma jätkan. Ja see tunne, et ma pean saama emaks, see käib tegelikult naiste sees nagu loodusjõud. Aga nagu ma ütlesin, üle hirmu võtta on päris keeruline ja kui see hirm meisse ära programmeeritakse, siis me jääme ilma mingist väga-väga võimsast kogemusest. See tunne, mida naine tunneb sünnituse ajal ja kui see sünnitus on võimalikult loomulik, ehk siis ei ole valuvaigisteid, ei ole mingeid teadvust mõjutavaid medikamente, siis see on selline asi, mis sind inimesena lihtsalt tõstab. No, ma olengi naernud, et ma olen Kertu 4.0, sest ma olen nii palju neid tõstmisi läbi teinud. Ja mulle ei meeldi see, kui siis, aga on ju mingid joodikud, kes saavad lapsi, et tuuakse need mingid täiesti kõige kohutavamad näited kõrval, need ju ei peaks lapsi saama. Ja ma olen nõus, minu süda tilgub verd nendele lastele, kes sünnivad vanematele, kes ei saa aru, mida see vastutus endast kujutab. On kurb, on. Aga kui sina naine, sul on käed-jalad otsas, sul on kõrvade vahel agregaat, mis töötab, sa oled võimeline ema olema ja mis kõige tähtsam ei ütlemata, kui sul on siin see tunne ühendus eluga, ühendus selle südametunnistusega, et kui keegi on sind emaks valinud, siis seda ei saa niimoodi, et ma ikka ei ole päris valmis vist. Nii, aga lähme nüüd asjade kallale. Oli siin eelmises saates juttu sellest, et 1. kuni 2. oktoober toimuvad õppused, kus siis oli plaanis hakata laskma 155 millimeetrit liikursuurtükkidest ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus olla tellinud mürauuringu. Tegu on esmase tegeliku mürauuringuga, millega peaks mõõdetama raskerelvade tegelikku mõju ning sellest lähtutama müra leviku kaartide koostamisel ning tulemuste alusel hinnatama militaarmüra vastavust rahvusvahelisel normtasemel. Rahvusvahelisel Eestis normtase puudub. Nii. Ja igastahes meie kohalik Võrokesi vanempidekogu juht pöördus, meie peavanem pöördus nende poole kirjaliku ettepanekuga. Oleks väga hea, kui RKIK teeks ka mingi veebirakenduse või lehe, kus iga huviline saaks uuringus kaasa lüüa täiendava info kogumisega. Ehk et kõik huvilised peaksid saama mürauuringus kaasa lüüa sel moel, et iga huviline saab oma mobiiliäpi või muu isikliku müramõõtmise seadmega samuti fikseerida mürataset mingis konkreetses asukohas. Koos kindla teadmisega, et need seadmed on taatlemata ja seega ei saa neid tulemusi mingil juhul käsitleda absoluutsena. Ja seda infot asukoht, kuupäev, kellad, detsibellid edastada RKIK-ile ja mürauuringu teostajale suhteliselt lihtsal moel. Sel juhul on võimalik saavutada olukord, et meie piirkonna inimesed saavad ka päriselt olla kaasatud, mis võtaks kindlasti palju pingeid väiksemaks. Isegi kui rahva käest saadud tulemused mingites piirkondades on modelleerimisest märkimisväärselt erinevad, siis ka sel juhul on võimalik konstruktiivselt edasi minna. Näiteks avalikult kõnelda, et RKIK on neist tulemuste lahknevustest teadlik ja püüab otsida lahendusi. Kuuba avaldas lootust, et kui Nursipalu mürauuringut tehakse koos Võrumaa elanikega, tähendab, et uuringusse saavad anda oma panuse kõik need kohalikud elanikud, kes tahavad ja saavad oma võimaluste piires panustada, siis oleks see kinnitus päris kaasamisest, mitte näilisest kaasamisest, mille kohta paraku on Eestis arvukalt halbu näiteid. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse keskkonna ja planeeringute koordinaator Marit Abiline välistas koostöö.
Teie poolt välja toodud viisil kogutud andmetega, mille kohaselt iga huviline peab saama oma mobiiliäpi või muu isikliku müramõõtmise seadmega fikseerida mürataset, pole RKIK-il võimalik midagi peale hakata, ehk nende põhjal ei ole võimalik analüüsiga järeldusi teha. Veel enam, et need andmed on valed ja eksitavad. Ei peame vajalikuks selliste andmete kogumiseks luua veebirakendust ja selliste andmete kogumisse panustada. Tegelikult see kirjavahetus oli pikem, põrgatamist oli rohkem, võtsin võimalikult lühidalt kokku, aga see, et öeldakse ära, et need andmed on valed ja eksitavad. Aga kui koba peale läheb täppi, sama mis müramõõdik teeb, ei ole võimalik, aga miks? Täna on neljapäev. Eile käis see nii-öelda paugutamine siis ära, esimene päev, kus oli 1. oktoober viiakse Nursipalu harjutusväljal läbi mitmikraketi heit- ja HIMARS laskeharjutus, eeldatavalt kokku 6 lasku ja liikur suurtükk Caesar testlaskmised. Linnas oli vaikus. Mingites piirkondades oli olnud kuulda, kõige suurem probleem oli kohalikel olnud see, et helikopterid panid üle elumajade. Üks proua oli olnud infarkti äärel selle tõttu. Aga muidu midagi, see tunne nagu kohtuniku käimise aegu, et mis need kohalikud siin hädaldavad, ei ole nagu midagi nii talumatut. Ja seal samas täiesti tavalisel päeval, kus kirjas on madal müratase, näiteks mina kesklinna kuulen. Ja teate, kui vastik tunne see on, kui väljas on ilus ilm, toimetad aias ja kuuled linna ja mõtled nende kohalike peale, kes ka seal Nursipalus väljas toimetavad. Ja nemad peavad läbi ihu tundma seda jõnksu, neid lööklaineid, seda kõike, mis käib kaasas. Kaitsevõimega me kaitseme, aga lihtsalt mitte kohalikke. Ja kui öelda, et kus sa tahad, et venelane siis laseks, see siin on midagi väga koledat, see ei toimu kaitsevõime nimel. Ja nüüd on Facebookis aktiveerunud selline nähtus nagu kasutajanimega teine jalaväebrigaad, mis lihtsalt lahmib MTÜ-d ja Nursipalu eest seiseid valetamises süüdistada. Ilmselt keegi on jälle palgatud mainet päästma ja kohalikke vaikima sundima. Ja omavalitsused mängivad lihtsalt kaasa. Ei tulda kohalikke kaitsma. Ja ma saan aru, eelarved on auku mängitud ja hirm mitte saada seda Nursipalu toetusraha teeb nagu kuidagi ettevaatlikuks. Ja siin on isegi tulnud välja, et kui nad ei lubanud pauke teha, siis tuldi ütlema, et kas tahate raha või ei taha raha. Ja minu ema volikogu liikmena on uurinud, kuhu kaob raha omavalitsuses. Omavalitsus, mis kunagi õitses. Kuhu jäi? Ja lihtsalt #MTÜ-d, #sihtasutused ja ema sai sellest päris tugevat vastutööd, sest et tema segavad volikogu tööd. Palju õnne. Ja ERR.ee Mirje Mõttus, ma ei hakka kommenteerima, mida ma temast ajakirjanikuna arvan, see on minu isiklik arvamus, las ta jääb. Oli pealkiri. Kaebused Nursipalu harjutusvälja kohta suurendavad Rõuge valla halduskoormust. Te vaesekesed küll. Aga kes lubab neid asju aset leidma, seda kohalikku elu häirima, kohalikku inimest kaaluma, sealt piirkonnast lahkuda ja võib öelda, et igaveseks, sest kui see maapõu saab sealt segipaisatud, ära mürgitatud, siis ka aastakümnete pärast isegi minu lapselapsed ei saaks seal normaalselt elada, sest see maa on mürgitatud. Ja nendes piirkondades, kus selliseid laskmisi on tehtud, ma olen siin saadetes varem ka rääkinud ühest Rootsi näitest, vähid nagu hakkavad esinema ja tänasel päeval seoses COVID-i süstidega, mille kohta ka isegi nii-öelda usaldusväärsematest, ma pean silmas neid, kes usuvad ainult peavooluga, usaldusväärsematest allikatest lekib infot, et oi-oi, või tuuakse välja infot, et oi-oi, seal on mingi seos, mida rohkem süstiti, seda rohkem esines turbovähki, mida ignoreeritakse. Püütakse ignoreerida, aga see informatsioon on lihtsalt nii võimas, et seda enam ei hoia kinni ja mingi hetk, kui see laviin sealt paisu tagant pääseb, siis hoidke piipiprillid. See on kole. Ja Kõrvemaal ehk Kaitseväe keskpolügooni ja Soodla harjutusvälja laiendatud ohualal läheb raadamisel 2400 hektarit metsa ja see on peaaegu veerand Nursipalu harjutusväljast. Ja see piirkond on aktiivne, ses mõttes aktiivne, et seal käib seenelisi, marjulisi, loodusnautlejaid, puhkajaid ja siis sinna selle aktiivse lõõgastumine, taastumine, ATH ravi, mis iganes, kuidas seda nimetada, midagi loomulikku. Selle asemele tekib aktiivne
militaartegevus. Sest kaitsevõime. Ja internetis jagati ühte väga huvitavat asja. Mis asi on julgeolek? Julgeolek, see on üks paljudest värdsõnadest varjamaks militaarse, jaga ja valitse maailma huvisid, pidevalt sõdadega omastada maavarasid, maid, asendada põliselanikud migrantidega, keda on kerge valitseda, sõjaärikad võimu juures kindlustavad nii ainult oma julgeolekut. Nii on. Ja igasugused eputrillad, kes ma ei tea, kes lähevad kuskile näosaatesse laulma, kuidas Ukraina, nägin seda Pevkuri etteastet ja ausalt öeldes see on nagu rõvedalt rõve, ma ei ole tükk aega midagi nii rõvedalt. Tema Ukrainast suremas. Eputrillad ei lähe rindele ja ma ütlen, et rindele minek ei olegi eesmärk omaette. Kodu kaitsmine peaks olema iga mehe eesmärk. Kodu, pere kaitsmine. Eputrillad ei kaitse kodu. Eputrillad ei seisa pere eest. Eputrillad on lihtsalt eputrillad. Mina! Vaat sellised tüübid. Ja mis mind kogu selle valimiste tralli juures natuke kurvaks teeb, on see, kui palju on nende kandidaatide seas küüditaja mentaliteediga inimesi. Ja Agenda 2030 tuules me peaks võimalikult kiiresti otsustavatelt kohtadelt, isegi omavalitsuse tasandil see otsustav koht on tegelikult päris suure mõjuga. Me peaks need küüditaja mentaliteediga inimesed eemaldama. Ja see on paras väljakutse, sest selle terve mõistuse, minu probleem on see, et ma olen okupatsioonide vastu. Aga inimesed, kes tahavad kuidagi kergemalt ära elada, nad on aru saanud, et kõige parem viis ära elada on valida okupatsioonide vahel, sest et siis sa oled kellegi suurema kaitsus, on ju, ja siis sa saad sealt kaitsust hõigata, tema, on ju. Aga kui sa oled lihtsalt seisad oma kodumaa eest ja su kodumaa on üsna väike, on ju, potentsiaalilt väga suur, ma ütlen, siis sa ei ole nagu nii pärituulega ja siis sa oledki nende tuulte tallata, et kui sa oled vastu olnud, kuulge, te valite siin okupatsiooni, meil on võõrväed sees, kes vilistavad meie kohalike heaolule, siis tema on nende vastaste poolel ja niimoodi see mäng käib ja Kertu on siis idameelne, putinist on ju, see on niivõrd kuramuse masendav mäng ja oligi huvitav, me olime turul väljas, et tutvustada rahvuslaste konservatiivide kandidaate ja siis ma küsisin selle Sammuse käest, kes mind ära blokeeris, et kuule, miks sa ma ära blokeerisid? Sest ta seal maru elavalt näitas, kuidas tema ringkummis ikka seal vaja Raul Kiviga vaielda, sest tema on targem ja õigem. Ja siis ma küsin, miks sa ma ära blokeerisid ja siis kõigepealt tegi nagu ta ei saaks aru. Siis, meil on erinevad maailmavaated, et ei sobi ikka. Mina mõtlen, mis kuramuse erinevad maailmavaated? Sa ju jagad seda Kremli asja, me ei saa sellist asja lubada ja sa ütlesid, et ukrainlased on ise süüdi. Palun tooge välja, kus ma olen öelnud, et ukrainlased on ise süüdi. Ukrainlased on täpselt sama palju ise süüdi, nagu meie kohalikud süüdi selles, et siin harrastatakse mingeid haigeid ärisid. Ma pean seda militaaräri silmas. Ja lihtne ukrainlane ei taha sõda, lihtne ukrainlane tahab elada rahus, lihtne ukrainlane ei taha põgeneda sealt ära kuskile mujale. Need, kes on oportunistid, rahupiirkonnast kuskile välismaale põgeneda, öelda, et me oleme ukrainlased, see ei ole tegelikult kena. Ja mulle see küüditaja mentaliteet ei sobi. Ja minu läbiv hoiatus on olnud see, kui me ei tunnista tõde, kui me ei tunnista seda, mis päriselt Ukrainas toimub, kui me korrutame peavalu narratiivi, me oleme järgmine Ukraina. Meil on väga lihtne teha täpselt sama haigeid asju, nagu tehakse täna Ukrainale. Ja see on ohtlik koht, kus olla. Ja ma tean, et see ei ole nunnu, kui niimoodi rääkida koledalt, aga midagi pole teha. Nii see elu lihtsalt on ja kuidas peavoolumeedia mängib siis kaasa sellega, et kaitsta seda hetke okupatsioonivalikut, kõik, kes seda ohustavad, need on ohtlik element. Ja siis mind ja teisi minusuguseid näidatakse ohtliku elemendina, aga ohtlikud me oleme ainult nendele, kes on valinud selle okupatsiooni. Me peame nüüd seda okupatsiooni kiitma. Tuletan meelde, me pidime olema mingi vabariigi moodi nähtus, aga kus on siis sellega. Ja näljakas oli hiljaaegu veel selline, kogu selles haiges asjas, mis toimub, peab nägema huumorit. Muidu lihtsalt lähevad hulluks. Pühapäeval tähistasid meediaorganisatsioonid enam kui 100 riigis ülemaailmset uudispäeva ja sel aastal oli keskseks sõnumiks vali faktid, vali tõde, vali ajakirjandus. Ma siis vaatasin esmaspäeval lootusrikkalt, et kas nüüd hõigati asi paika.
tudgid. Ja reaalsus on see, et jätkub igasugune manipulatsioon, mida nimetatakse ajakirjanduseks ja kõik, kes julgevad selles kahelda, julgevad esitada alternatiivseid infokanaleid, mida jälgida, siis me oleme ohtlikud vandenõuteoreetikud. Ja näiteks COVID oli vandenõu väga peenelt paika pandud või oli see juhuslik, et ülemaailmselt kõigist uudistekanalist äkitselt nagu lauluraamatust tädid olnud sama tekst. Copy-paste. Kopeerin, pasteerin. See ei ole ajakirjandus. Kas toimus mingit uurimist, kahtlemist, analüüsi, tagamaid, et kuulge mingi COVIDi nagu läbimängimine mõned aastad tagasi leidis aset, äkki siin on mingi seos või et mingi arvutiviiruste ärikas nüüd on läinud inimeste peal viiruseid niimoodi jooksutama, et paneme viiruse, samal ajal meil on ka mingi nii-öelda viirustõrje valmis. Jah. Ja kuidas Popov hõikas, et laibahunnikut ja paar nädalat hiljem puhkes sõda nii-öelda. Mina ütlen, et see oli lihtsalt konflikti eskaleerumine. Rääkige ukrainlastega, saate teada. Ja COVID tõmbas saba jalge vahele, läks minema. Ja ma puudutan natuke veel seda artiklit, milles siis püüti mind näidata mingi vandenõuteoreetikuna. See vägistamiste teema, see on asi, mis tegelikult mulle tänaseni teeb natuke haiget. Sest et miks ma reageerisin asjale nii valusalt? Mul oli eelinfo. Üks pere, kelle 8-aastast tütart prooviti Tallinnas vägistada nende enda kodus, sest neil ukse lahti unustanud ja mingi narkojoobes Briti sõdur ajas korrused sassi, läks nende poole. Siin samas minu kodus söögilaua taga nad rääkisid seda lugu. See oli raske, mul oli mitu päeva väga raske olla, sest ma sain tuttavaks terve selle perega. See sõdur elab tänaseni rõõmsas vabaduses, ta läks lihtsalt Eestist minema, mingi kohtuda asjad justkui käisid, aga kuna inimest enam pole, keda saaks kinni võtta, siis sorry. Justkui mõisteti kohut, aga sisuliselt inimene ei pidanud tundma mingit ebamugavust peale selle, et ta pidi ära minema. Minu tuttav, kes elas aastaid Jaapanis, rääkis, mis Jaapanis toimus. 12-aastane tüdrukgrupi viisiliselt vägistati ära. Ajalehed pasundasid järgmine hetk vaikus, nagu polekski aset leidnud. Ja nagu raamatus 1984 ajalugu kirjutati ümber. Ja nüüd, kui meil siin võrukate grupis tuli postitus sel teemal, olge ettevaatlikud, ütles veebikonstaabel, mitte midagi pole juhtunud. Ja kui seal toodi välja, et kuulge, et on ikka küll juhtunud, siis ta ütles, et peab menetlejalt uurima. Aga mitte midagi pole juhtunud, ei saa olla ka menetlust. Ja üks meesterahvas, kes nägi ühte kannatanud, oli siin samas selle sama söögilauadaga rääkimas, mida ta nägi, ja mul on lihtsalt vaja olla vait. Miks ma kogu selle asja peale lõpuks jäin vait, oli see, et selle sama söögilaua taga, ajalooline söögilaud, tuli mulle ütlema, et Kertu, et jätta see teema sinna paika, kui sa ei taha laipa näha. Lihtsalt see närvipinge, selle all inimene võib katkeda. Ja kuna see naisterahvas minu kirjadel enam ei vastanud, siis ma jätsingi teema sinna paika. Ja lõppkokkuvõttes, kuna kedagi pole süüdi mõistetud, siis midagi pole justkui olnud, on ju. See, et neid menetletakse nende enda süsteemi sees. Olen siin saates toonud kohe tapanäite, kuidas meesterahvas ütleski, et talle toodi ette näidata täiesti võõrad mehed, kes ei olnud need, kelle seas ei olnud seda meest, kes tema naist pähe peksis niimoodi, et naine oli pikali maas ja see mees oli kaksiratsi otsas. Ja öeldigi, et videost on näha küll aga seda, kuidas teie seal lööte või oli see naine, kes vastu lõi. Ühesõnaga, see ei ole kaitsevõime ja kui öeldakse, et poisid ikka lõbutsevad ja ikka niimoodi olnud, et peavad seal harjutama, just vahepeal tahavad puhata. Mina ütlen, et kuskil on midagi väga mäda, kui me sellist asja peame normaalseks ja Kaja Kallas meil Võru linnas ütleb rahva ees, et natuke läksid üle meelikuks, mis sõnu ta kasutas. Kui me ei kaitse oma ühiskonna kõige nõrgemaid, siis andke andeks, milleks üldse kaitsevõime? Vabandust, ma tean vastust. Raha. Ja see, et meile tuuakse siia getotüübid, kellele mõnel on otsa ette kirjutatud väga konkreetselt narkoprobleem, kui nad teavad, et neil on selline vabadus, kohalikke ei kaitse, siis palju on vaja, et leiaks aset väga koledad asjad. Ja minu sõnum on, olge ettevaatlikud. Tänasel päeval ma olen nii palju targem, et kui keegi tuleb mulle rääkima, et midagi juhtus, siis seda inimest, kellega see juhtus,
ma hoian eemal igasugusest tähelepanust. Sest see protsess, kuidas see asi käima hakkab, sai mulle väga selgeks. Mina, kes ma rääkisin sel teemal, ma olen rääkinud siin saates, ma postituse teinud, kuidas mulle toodi kutset. Ja see, kuidas kõigepealt meediast hõigati maa, ja Kertu, politsei on temaga ühendust võtnud, võtab ühendust, mis iganes. Ja mitu päeva läks mööda ja kirjutab mulle veebikonstaabel, et tulge jaoskonda. Mina mõtlen, et kuulge, palun ametlikult meilile, mille alusel, kellena. Ja siis läks lahti mäng, et see kuupäev lepime kokku, meile ikka ei sobi see. Ütlen juristile ka, et ei sobi. Ja siis järgmine hetk, ikka sobib. Meil olid omad asjad juba ümber siis arvestatud. Siis ma mõtlesingi, et kuradile, et miks ma sinna lähen, kui ma tean, et mäng käib sellele, et mitte midagi pole juhtunud. Ja ka edaspidi. Mitte midagi pole juhtunud, sest nad ei saa mitte kunagi välja öelda, kui ohtlik see on, mis siin toimub. Ja siis, kuidas mulle toodi kutset, ette hoiatamata, 2 relvastatud politseinikku, mina olin lapsega poes, vanem laps oli kodus, ta oli täiesti šokis, helistas, et emme politseinikud käisid. Ta oli väga-väga hirmul ja päev otsa ta ei julgenud kodust välja minna. Lõunal ma jalutasin seda tol hetkel väikest Aleksandrit magama mööda tänavat, et jumala eest nad ei tuleks siia, kui mind jälle kodusele jalutan ja nagu jobu edasi-tagasi ootan. Nii, ja siis mõtlesin juba, et okei, et ju siis käisid lihtsalt hirmutamas, sest ma ei teadnud, et tullakse kutset tooma. Ma ei teadnud, milles asi üldse on. Ja õhtul olen aias kell 6, tuleb politseikaubik ja siis tulid need sammused ja ma küsin, et te nagu nalja teete, teil on number olemas, miks te ei helista? Ja siis käis ka mingi nõme mäng läbi, et helistati või me ei peagi helistama, midagi sellist. Ma olen selle kõik kirja pannud, see on mul olemas Facebookis, olen raadiosse sisse lugenud. Ja siis ma sain aru, et reede õhtul kell 6, see ongi psühholoogiline mäng, et ära jebi, Kertu. Ära lihtsalt jebi nende asjadega. Nii. Ja et ma jätaks midagi olust. 17. juuli aastal 2016 hoiatas selgeltnägija Ilona Kaldre, selgeltnägija, kelle puhul mina tunnen, et ta ei aja tumedat asja. Eestit kasutatakse sõjalise lävepakuna, NATO pole siin meie kaitseks. Ülla. Ja kui hakata vaatama NATO ajalugu, see, milleks ta üldse on kokku pandud, kaitsevõime äri, ja selle kaitsevõime äri nimel tuleb aeg-ajalt ka teha päris pauku, päris sõda, et hirm oleks niimoodi õhus, nagu päris asi oleks, on ju, siis jah. Ja see, mida ma tunnen nende poliitikute suhtes, kes niimoodi valivad, mis tahes okupatsiooni, mis parasjagu on kasulik, kasutatakse sõna oportunistid, nad on oportunistlikud. Aga mina, andke andeks, kui ma näen, kuidas nad oma olek ja kuidas nad inimestega suhtlevad, hellad kõrvad, andke mulle andeks. Aga see sõna ei ole oportunist. See sõna on, vabandust, ma tõesti, mulle ei meeldi neid sõna kasutada, aga see energia, mida ma tajun nendest, see sõna on lits. Ja ma tean, et seda sõna kasutatakse täitsa muus kontekstis, aga lihtsalt see oportunist kõlab midagi sellist nagu, isegi nagu äge ei ole vist õige sõna, midagi nagu asjal oportunist. Aga see nende olek, see nende odavus. Lits. Ja jah, me peame sellistest inimestest, need otsustavad kohad puhtaks tegema. Väga huvitav on see, kuidas see mäng käib. Kuidas vahetatakse pooli, kuidas, teate ise ju, me tänasel päeval, palju meil on puudu, et meil ongi nõukogude aegne ajakirjandus ja lihtsalt muudetakse värve, võim vahetub ja sotsid läksid ka kuidagi vähem punaseks siin vahepeal, ma nägin mingeid reklaame. Küll nad jälle tagasi väga punaseks lähevad, kui on vaja ja kasulik. Ja ma ei mõtlema ka sellele, et see samune, kes Kremli asjad ja maru tsüka härga täis, sama inimene on rääkinud ööklubis. Ma ei tea, kui paljudele inimestele, et mina joodan oma lastele MMS-i, sest mida sa ikka teed emale niimoodi tema kahjustamiseks, lähed laste kaudu. Aga juhuslikult rääkis seda mu sõbrannale ka. Ja siis ma mõtlen, et väga põnev, et kas keegi saab inimesena olla nii alatu. Siis ma jäingi mõtlema, et kui sellelt inimeselt lahutada ära see, et ta kandideerib, et ta on poliitik, et ta on mingi erakonna osa ja on ühiselt otsustatud, et vaenlane ja sihtmärk on Kertu, siis kes ta siis oleks, kui ma temaga silmast silma räägiks inimesena, puhtal kujul, lihtsalt linnaelanik see, kes ta oleks, lihtsalt inimesena. Sest ma tean, et poliitika on midagi sellist, et inimesed lähevad seal mässu.
aga enne nässu minekut äkki seal keegi oli täitsa nagu normaalne inimene. Ja selle hirmuga, ma ütlen ausalt, mina elan ja teadlikult elan. Ma ei lase sellel hirmul mõjutada oma otsuseid elus, sest praegu ma tunnen, et minu ülesanne on seista oma laste terve tuleviku eest ja seetõttu see hirm, et aga äkki mina lähen ka poliitikas nässu, vajab väga teadlikku lihtsalt tegelemist. Ja see näeb välja nii, et ma aeg-ajalt lihtsalt lähen sellesse kohta, kus ma olen, mitte ükski roll, ma lihtsalt olen. Ja ma vaatan, mis esile tuleb, mis on need asjad, mida ma tunnen, et ei olnud selle loomuliku minu osa. Ja seesama öelda kellegi kohta või mingit sorti inimeste kohta, see kole sõna. Ma tunnen, et see on vastik, ma ei tahaks seda teha. Ja ma tunnen teatud süütunnet, aga seal samas see käib nii loomulikult minust kuidagi läbi, see tunnetus, mida ma nende inimeste suhtes tunnen, kes on niimoodi valmis värve vahetama, kes on valmis oma kaasmaalase vastu kasutama neid samuseid alatuid, küll ajakirjanduses niimoodi mahategemise võtteid, küll tagasilja mingite haigete lugude jutustamist. Ja eelmiste valimiste aeg oli selline huvitav lugu, et võite küll mõelda, et poliitikud, Kertu siin räägib, et lähevad nässu ja ongi kõik. Üks noormees, kes on saanud seda sama Reformierakonna kooli, kes rääkis, kuidas Ameerikast tuli mees sümboolikaga silm ja kolmnurk rinnas, tegi neile koolitust, kuidas siis olla Eesti poliitik on ju. Tema eelmised valimised valis mind ja soovitas seda teha ka teistel, aga loo muudab natuke veel märkimisväärseks see, et ta ise kandideeris Reformierakonna ridades ja siis ma mõtlen, et okei, see vist ei käi päris nii, et kõik nagu ühe puuga. Ta läbis selle koolituse ajupesu ja temast säilis see tunne, et Kertu ajab õiget asja. Tal ei olnud vahet, palju tema saab hääli. Tal oli oluline, et Kertu tegevus saaks toetatud. Ja ta kutsus ka sõpru üles minu poolt hääletama. Ja võt, need on, ma ei munadega mehed ma ütlen. Ma enam elavamalt ei oska seda väljendada. Vot. See lihtsalt võtab kokku selle inimolemus, et sind ei huvita see, et vaadake palju hääli mina sain. Kui sa tead, et sa oled mingi haige asja osa. Ja siis meil mehega kodus tuli jutuks see, et inimesed, mäng käib ju juba tänaseks nii, et kui sa tahad tööle saada, siis erakondlik kuuluvus mõjutab seda, kas sa saad või ei saa tööle. Ja siis inimesed peavadki olema teatud erakondade liikmed või välistama teatud erakonda, isegi kui su maailmavaade võib olla üks ühele. Sa pead välistama selle, et sa lähed mingisse erakonda, sest see võib maksta sulle su sissetuleku. Ja siis mees ütles, et aga heidetakse muidu ju välja ja siis inimene ei taha ju olla väljaheide. Ja siis ma mõtlesin, et väljaheide, see on nagu väga hea võrdlus, et siis sa oled justkui väljaheide. Aga kui sind sellest samusest S-ist välja heidetakse, siis jah, sa võid natuke aega olla nagu must ja selline määrdunud, aga sa ei ole vähemalt selle samuse osa, selle S-i osa. Ja ma arvan, et see on päris nagu hea positsioon, et oli, mis oli, aga nüüd sa otsustad, et kuram see asi ei ole õige. Ja tõesti, tänane päev kisub väga Nõukogude Liiduks ja millekski isegi hullemaks mul on tunne kogu selle mina ei saa öelda millekski hullemaks, ma ei ole Nõukogude ajal elanud, aga kisub millekski selliseks ja kaunite loosungite saatel, mis teeb selle asja veel masendavamaks. Ja siin on tunda olnud vastutööd rahvuslaste konservatiivide suhtes ja teiste konservatiivide poolt ja mina ütlen, et sellel ei ole mitte mingit mõtet, sest kui tõesti peaks olema eesmärk see ühine konservatiivsem Eesti, ehk siis me säilitame ja võtame igasugu uuendusi, muutusi vastu sellise konservatiivse meelega, analüüsime, kas see on meie ja meie tulevaste põlvede huvides või ei ole, siis selle ühise eesmärgi nimel me peaks võtma üksteist sellise eluterve konkurentsina, et me ei lähe laisaks kätte, et keda sa muud valid, meil on ainult üks konservatiivne erakond, vaid et üks konservatiivne erakond on veel ja meil tuleb hoida ennast sellel väga heal tasemel, sest meil on ju üks konkurent ja see on nagu eluterve konkurents, mitte see, et vali meid, mitte neid. Ja siin on väga huvitav, kuidas see natukene peegeldab, et võib-olla see eesmärk ei olegi nii väga ühine ja mulle tegelikult ei meeldi inimesi määratleda nende erakondliku kuuluvuse põhjal, sest ma tean väga normaalseid inimesi, kes
isegi ei saa aru, kuidas see mäng täpselt käib, kes on kuskil erakonnas ja nad ajavadki inimesena õiget asja ja varem või hiljem nad saavad aru, kuidas see mäng tegelikult käib, kuidas tegelikult on isiklikud positsioonid, isiklik kasu ja see kõik muu, see kaudlid loosungid on vahendid. Vot nii. Ja et ma ei jätaks midagi. Ja hästi on tunda ka sellist kasiino õhustikku, hästi palju raha raisatakse reklaamidele ja need erakonnad, kes on riikliku rahastusega asi neil prassida. Mina samal mõtlen, et aga see on ju raha, see raha, sellega saaks midagi asjalikumat ära teha, kui meeletud summad valimiskampaaniatesse kulutada. Kui sa ajad õiget asja, kui sa päriselt teenid seda rahvast, siis sinu tegevus ise, kas või see hetke koalitsioonile vastutegevus, peaks olema see alus, mis paneb inimesed sinu poolt hääletama. Kui sa teed midagi, esitad mingit selgitustaatust, teabenõudeid ja sa jagad inimestele, mis toimub, siis nende aastate jooksul sa peaks olema juba väga selgelt väljendanud, kes sa oled, mis sa teed. Ja kulutada sellised meeletud summad. Ja väga hea näide oli see, kuidas Kagu-keskus olin väljas, et inimestega vahetult suhelda. Mulle see meeldib väga palju rohkem kui see, et ma lihtsalt kuskil panen 1000 magama selleks, et igas postkastis oleks see, et aga äkki teda hoopis valin, seda emotsiooni siis püüda. Ja see inimestega vahetult suhtlemine, üks meesterahvas astus ligi, et kas tõesti arvate, et on võimalik niimoodi kaubanduskeskuses inimese maailmavaadet muuta. Ja siis ma sain aru, okei, ta on liberaalse poole peal. Ja siis ma selgitasingi rahulikult, et mõte on see, et inimene on inimene ja kui sa inimesega vahetult suhtled, siis sa saad aru, et need ei olegi erinevad maailmavaated, see liberaalsus ja konservatiivsus. Sest kui sa hakkad otsima seda, mis on meie ühine eesmärk, mida me kõik inimestena elult soovime, seda kestvust, arengut, elutervet arengut tegelikult, sest kui inimesele jõuab kohale, et see meile maha müüdav mugavuse tähel areng on meile kahjulik ja taandareng tegelikult, siis lõpuks me oleme kõik kuidagi sellised konservatiivsed. Ja kui sa mõistad, et see tänane mugavus võib maksma minna väga palju ja tulevikus kaasa tuua väga palju ebamugavust, siis inimesed väga ei tahagi seda liberaalsuse pähe maha müüdud mugavust. Ja mis asi see liberaalsus siis tänasel päeval on? Kas tänane valitsus on meil liberaalne? Hei, vaadake, mida see definitsioonilt tähendab. Esiteks, maksukoormus liberaalsel valitsemisel oleks täitsa teistsugune, ettevõtlust toetav. Ja see kasiinosõltlase suhtumine mentaliteet, mida rohkem raha sisse panen, seda suurema võimalus. Mulle see mõjub kuidagi nagu ebausaldusväärselt, need inimesed ei ole minu jaoks väga tõsiselt võetavad kahjuks. Ja need, kes siis oma isiklikku raha kulutavad selle jaoks, et jõuda kuskile, kes tänasel päeval lihtsalt ei ole veel selles positsioonis, et nad oleksid saanud midagi ära teha, et seeläbi tõestada inimestele, et me seisame teie eest. Mingi piirini ma mõistan seda aktiivset tegevust, et näidata, et mina siin, mul on need soovid, kas meie soovid on ühised inimesed. Ja kui inimene kuuleb seda ja saab aru, et meil ongi ühised soovid, siis langetab selle alusel otsuse. Ja need, kes on siis olnud tükk aega võimul ja nüüd räägivad, mida nad soovivad ja ma vaatan, et kus te varem olite nagu. Ja võimul olijatel on väga lihtne raisata väga palju raha ja öelda, vaadake, mis me tegime, sest et nad ei kuluta enda raha. Nad tasuks alati vaadata, mis maksekoormus on seeläbi tekitatud omavalitsusele, kas need kulutused on olnud ratsionaalsed või on need olnud emotsiooni pealt, et saaks jälle mingit linti lõigata, näidata ja siis asjad amortiseeruvad päris kiiresti, sest et raha pole kulutatud heaperemehelikult ja kaugele vaates. Ja missakene mul on siin nii palju asju veel, mis ma jätan järgmisesse saatesse igaks juhuks, et mitte liialt. Räägin hetkeks kiirelt meditsiini teemal. Viskan õhku ühe küsimuse. Mis te arvate, kas on olemas ravim, mis ravib? Kui te teate mõnda ravimit, mis ravib, andke teada. Tänasel päeval kulutatakse miljardeid sellele, et sümptomid alla suruda ja siis see sümptom, mis tuleb sulle märguannet andma, läheb kuskile sügavale, kukub ennast ja tuleb raskema terviseprobleemina esile, sest sa eelmisega aru ei saanud. Sa lihtsalt kasutasid ravimeid, mis surusid selle alla. Ja kui me sellest lihtsast
loogikast saame aru, siis me lähme tervemaks. Miks on oluline olla terve? Sest meil on tervisekassa, mille eeldus on see, et me oleksime terved. Seal kulub hästi palju raha, meie kõigi raha, aga kui kellelgi on abi vaja ja see eeldatav summa, mida ta vajab, et see väga-väga kriitiline olukord kas või leevendada ära elamisväärseks, talutavaks, siis tuleb ette olukordi, kus tervisekassal pole sentigi. Ja see on see koht, kus me ei taha tegelikult olla. Ja sellepärast inimesed, ärge lootke teistele, ärge lootke, et arst teeb teid korda. Mu isa armastab teha nalja, et mis minu tervis, et mul on perearst selle jaoks. See on nali. Päriselt peab inimene ise hoolitsema selle eest, et ta oleks terve, mitte lootma teistele. Toitumine, elustil, see, mida me mõtleme, ka võime andestada, on väga oluline terveks olemise juures, sest kui ma tunnen, et ma olen kellegi peale väga vihane, see tunne, mis mul oli selle samuse isiku suhtes, kes sa Kremli, täitsa nagu vihaga. Mul oli täitsa siuke tunne, et nagu kuradile, teil on enda seas inimene, linn plakateid täis, siis kui mind rünnati, et putinist on ju, millele alus puudus, ma tõin lihtsalt alternatiivset informatsiooni, mille alusel meil oleks võimalik arvutada siis välja, mis päriselt toimub. Just oli suur valekampaania läbi saanud. Covid, oi, nüüd on meil sõda. Covidit pole, nüüd enam ei testi, nüüd enam pole seda viirust. Nüüd on meil sõja teema. Nüüd tao seda õiget trummi, vali see õige pool. Siis ma tundsin, et ma pean lihtsalt sellele inimesele andestama, sest ma muidu jään haigeks. Ja siis ma tegingi läbi selle, et ma lahutasin ära temast selle poliitikuks olemise, selle talle ette antud suuna, et Kertut peab vihkama maha tegema. Ja siis ma üritasin seal näha seda lihtsalt vast inimest, et ma suudaks andestada. Sest sellele ma ei suuda andestada. Sest see töö, mida nad teevad kaunite loosungite saatel läheb vihale, aga sellele inimesele seal sees ma andestasin. Nii. Ja ongi tarvis ise võtta vastutus ja tuust, et tule esi võtta vastutus, sai ma arvuga läbi tuu, et Hilda Aigumaa käest küsti intervjuud võro keele teemal, sest ma olen oma võro keelega üten saanud kotost, mu esakõnel võro keelen ja sõs olgi vaja uuri, kuis tu käy. Ja küstigi paljude erinevide inimesi käest ja mul üks näide sään. Ja sõs ma seal vastassi, kui muudu ma näe, et võro kiil, kuna ta tämpa tulei kotost üten, sõs mi piet, ta toppama latsiaion, koolen, esiki täiskasvanuille, kui neil on saane huvi, aig. Ja sõs ma sai arvu, et aga kui ma sai ta kotost üten, mille mu latsasses ei võinud ta saada kotost üten. See on nagu tunne, et tegelikult ma vastuta esi. Ja kui ma sõs koton küsse lätsi käest, et võro keelen küssigi, et mis ti arvati, mille vanaisa õnne kõneles võro keelen? Sõs mu tüter, 2-aastane ütel, sjo om ehtse kiil. Ja ta vastassi mulle võro keelen. Ma isegi ei tiia. Ta aigavalt jah, ütles määnsidki asju võro keelen, aga et ütelda sääne lause mulle vasta, sjo om ehtse kiil. Ta putut minna ja sõs ma sai arvu, et kuram Kertu, sa kõneled, kui oluline ta on. A oma latsile jah, heluplaate pealt saava kullõlda, aigalt loed naile võro keelen, nüüd tšillokase kõrvalt on taad ka jäänu väega veidos. Ja Julia ütel, et talle võro keelen lugemine on nagu rassa ja ma saadust arvu, et talle peadki ette lugema taad. Ja siis ma sai arvu, et ma ei tohe taad vastutust lükata tõisi pääle. Kooli latsiaidu pääle, oppaide pääle ja ammugi ta süsteemi pääle, kus üteldas, et raha olei, aga tule määnegi Euroopa väärtuse tugõmine om raha, om aigu, om kõkk. Ja sõs ma küsse Julia käest, aga jää piässi latsile taad ehtset kilt oppama. Ja Julia vastas mulle ime. Ja sõs pututa minna kuigi nagu viil tugevampa ja siis ma sai arvu, et no nii, nüüd on asi otsustat. Ja siis ma püüagi nüüd kõnelda näidega võro keelen nii palju kui tule. On sõnnu, mida ma võro keelen ei mõista ja siis ma tunnegi, et ma pead nagu valima sõnnu, et mitte trehveda lausega tuu sõna peale, mida ma ei mõista. Ja see on ka sääne paras gümnastika ajun. Aga jah, tuugi poolest
ma olen väga tuu poolt, et mi koolin latsiajun opetas võro kiilt, sest kõigil latsil ole isäänest imegi ja midagigi mõist võro keelen ja siis me jääve ilma millestki väga olulitsest. Ja kui mu kõige vanem lats ütel, et imelik on, kui sa kõneled, sa oled 10 aastat sest vanem, kui sa võro keelen kõneled. Ja siis ma ütlen, et aga kui sa oled üks päev täisjääline, täiskasvanu ja sa lähed kohegi mujale ja sa ütled, et sa oled Võrost, Võromaalt, Võroliinast ja üteldes, et kõnele midagi võro keelen ja sa ei mõistagi midagi ütelda, sest sa tunnet, et midagi on puudu. Sa oled jäänud ilme millestki, mis on päriselt su juuriperre sulle olnud ette nähtu. Ja siis ma tundsin, et ta intervjuu andse mu elole määtsegi väga tugeva kvaliteedi, see nagu nüüd Kertu. Sa pead hinnast käsile võtma, jätma esikaadu hirmu nagu kõrvale, et äkki ma kõnele võlssi. Ma ei ole taad niimoodi opnu. Ma sai ta kotost ütten ja ma tiiä, et ma kõnele kipan teist moodu, kui inemisegi omava näituses Võro instituudin tüütuse, ja tegelesegi ta grammatika poolega. Ma sai kotost nii, nagu mu ese sai oma kotost ja ongi kipan mõne kotuse pealt teist moodu. Loeta tunne, mis mu seen on, kui ma kõnele võro keelen. Jah, ta hirm on seal kõrval, ta häätunda kõrval, kas sa eks kõneled õigele. Aga me pead tast hirmust üle olema ja niimoodi ma jõuagi nüüd saata alguseni tagasi. Mi ei tohi lasta hirmudel oma elu elle valitseda. Kuulu loodus on määnsegi tundu, su vaistant tunde, määnsegi otsused ette, määnselgi moel, esiki kui ta loogika, matemaatika ta vasta, kui ütiskond ta vasta, kui su seen ta tukkuv tunne, sest võtt, kui ta ütiskonna hirmu hinde kanda, hinde elu mõjotama, ele esi oma elu, vastuta esi oma elu iist, nii lihtsa ta ongi. Ja 11. oktoobril võtta ka vastutus. Mine valima jaoskonda, ärja lootmada e-valimisi, hämmetuse peale ja päriselt on elu lihtsa, kui me julgeme jälle hirmuta. Aituma kuulamast ja järgmise kõrrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.